Kevadkuu tõi kooliellu kaasa palju põnevaid sündmusi, hulgaliselt positiivseid emotsioone ja rohkearvuliselt kõrgeid saavutusi olümpiaadidelt ning ainevõistlustelt. 10. C-klass korraldas kooliperele meeleoluka emakeelepäeva, mis kandis nime Eesti keel muusikas. Päevakava oli väga mitmekesine. Kuulati Eesti kontserdiprogrammi Sajand Eesti levimuusikas. Mul müüab viiul, sest nagu tühjaks jääb, kui voogel keeltel vaikselt viise veab. Ehk tuttav muusik, kes torni kella lööb, üht sooja kohta naaber tornist teab. Kas kuuled, mis mees õnnesärgis laval liikvel on ja süüdises värgis on grammofon. Kohtuti kirjanik ja kolumnist Andrus Kivirähkiga. Tunnustati filmivõistluse Oma laulu ei leia ma üles võidutöid, osaleti luulekohvikus. Pandi oma teadmisi proovile Kuldvillakus ning kirjutati Vikerraadio e-etteütlust. Paljudel erinevatel üleriigilistel olümpiaadidel ja ainevõistlustel saavutasid meie andekad õpilased kohti vaid esimese 3 hulgas. See on ju suurepärane. Muusikaolümpiaadil saavutas esimese koha ja kulddiplomi 8. A-klassi õpilane Pauliina Kütson ja Anna-Grete Rebane 12. C-klassist 3. koha ning samuti kulddiplomi. Mõlemad neiud võistlevad edasi rahvusvahelisel olümpiaadil. Juhendajad õpetajad Liidia Rahula ja Kristjan Õmblus. Olümpiaadilt vene keel võõrkeelena saavutas esimese koha Martina Schulz ja teise koha Karmen Kriitberg. Võitjad õpivad 11. A-klassis õpetaja Alla Kirillova. Ajaloo-olümpiaadil saavutas 12. A-klassi õpilane Jürgen Hein teise 3. koha ning usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus 3. koha. Õpetaja Ingrid Pagi. Inglise keele olümpiaadil saavutas 12. C-klassi õpilane Villem Kalme 3. koha ja parima küsija eripreemia. Õpetaja Mustafa Soissal. Majandusolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 12. A-klassi õpilane Markus Martinson teise koha ja võistleb koos Martti Kallasega edasi üleriigilises lõppvoorus. Õpetaja Epp Vodja. Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel males saavutas teise koha Karoliina Emilia Sade 10. B-klassist ja 3. koha Carolin Kerem 12. A-klassist. Täname ja õnnitleme teid. Tallinna Haridusamet kuulutas märtsi vaimse tervise vitamiinikuuks. Vaatame mõningaid näiteid tegevustest, mida koolis teemakuu raames korraldati. Kultuurigild viis õpilastele läbi vaimse tervise minuteid. 11. B-klassi õpilane Robin Pass sai valmis enesearendusliku mahuka märkmiku enesearmastik ja uue aastaplaneerijaga plänner, mis on kindlasti teejuhiks ja abiliseks paljudele. Kunstitundide raames toimunud vaikusarännaku tulemusena korraldati akende näitus teemal Kas oled mõelnud? 4. B-klassi inglise keele tundides said valmis teemakohased esitlused vitamiinidest ja mineraalidest. Rikastati oma sõnavara
ja arendati ka digipädevusi. õpetajatele algas töönädal vitamiini esmaspäevaga. Valmis ka vahva video Positiivne mina, kus läbi harjutuste saab oma meeleolu kindlasti rõõmsamaks muuta. Tänasel päeval on väga oluline hoida positiivsust endas ja enda ümber. Ärgem unustagem, head sõnad ja teod loovad häid suhteid. Õpilasesindus algatas heategevuskampaania Ukraina toetuseks. Koostöös Toidupangaga koguti märkimisväärselt palju erinevaid toiduaineid. Ei unustatud, et ka neljajalgsed sõbrad vajavad abi. Neile jõudis toiduabi Pet City ja loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud loomad vahendusel. Iga annetus oli väga oodatud ja tähtis. Tänast saadet jääb lõpetama väga hästi korraldatud ja suurepäraselt õnnestunud koolidevaheline moeetendus Main Street 2022, kus peavõidu saavutas 12. C-klassi õpilase Richard Rauni kollektsioon ja 3. koha pälvis Ursula Anton 10. C-klassist. It's hard to imagine